Château Mille Chambres. Lummav meistriteos, mida tuntakse 1000 toaga lossina. Loss asub varjatud kohas, kuid siiski ideaalses asukohas. Selle kujundus avab suurepärased, kaugel ulatuvad vaated ümbritsevatele lainjatele ja metsastele küngastele ning orgudele. Üle 900 aasta on Fayolle perekond uhkusega kaitsnud seda hinnalist maad ja nende sidet lossiga. Auväärne ajalugu, mis ulatub läbi põlvkondade. Château Mille Chambres ajalugu ulatub tagasi aastasse 1143, mil sellele alale rajati keskaegne kindlus. Tormilise 100-aastase sõja jooksul pidas see vastu rünnakutele ja oli tunnistajaks prantslaste ja inglaste vahelisele võitlusele. 15. sajandil kindlustatud lossina uuesti üles ehitatud hoone jäi inglaste okupatsiooni alla kuni 1485 aastal. Rüüstati ja põletati see maha. 18. ja 19. sajandi taastamistööd tõid esile suurejoonelise hoone, mis seisab seal tänaseni, näidates erinevate arhitektuuristiilide segu ja rikkalikku ajaloolist tähtsust. See ajaproovile vastu pidanud loss oma kuldse liivakivi ja keeruka puutööga on sajandite pikkuse hiilguse ja elegantsi tunnistajaks. Lossis on 25 suurepäraselt sisustatud magamistuba, 6 lummavat vannituba ja muljetavandav sissepääsusaal. Kõik see asub enam kui 500 laakril suurepärase asukohaga maal. Selle läbimõeldult kujundatud arhitektuur võimaldab nautida hingematvaid vaateid ümbritsevatele lainetavatele küngastele, luues tõeliselt suurejoonelise ja rahuliku õhkkonna. Liitu meiega sellel lummaval teekonnal, kui uurime iga nurka sellest arhitektuuri meistriteosest, mis on nüüdseks maailmas suurim mahajäetud loss. Tere tulemast tagasi kõik Bros of TK kanalile. Mina olen Leslie ja nagu tavaliselt on kaamera taga härra Danny. Tere kõigile! Ja täna filmime me uskumatut mahajäetud lossi. See loss on lihtsalt majesteetlik Prantsusmaa maal 900-aastase ajalooga. See on ehitatud 12. sajandi keskaegse kindluse vundamendile ja see koht ise on ehitatud 18. sajandil. Danny, minu arvates on see üks ilusamaid mahajäetud losse Prantsusmaal. See on hingematev maa. Näinud nii suurt lossi, kus on nii palju puutumata tube. See võtab hingetuks. Ma ütlen ausalt, täna jääd sa pahviks. Ja me teeme kõvasti tööd, et tuua teieni kõik need kaunid dokumentaalfilmid. Nii et kindlasti telli kanal, sest me ei ole veel lõpetanud. Vaata lihtsalt seda koridori, kus me praegu seisame. See on täiesti hingematev, kõrged laed, kõik siin, kui ma ei eksi, on tehtud marmorist, eks? Jah, mitte seinad. Seinad on kuldsest liivakivist. Kuldkollane liivakivi. Aga põrandad? On plaaditud. Marmorist. Vau, kõik. Ja ka trepid. Jah, see on täiesti uskumatu. Ja need trepid on juba 300 aastat vanad ja on siin olnud selle koha algusest peale. Lihtsalt vaadates tundub see tohutu. Tol ajal rippus siin toa keskel ka suur lühter. See pidi olema imeline ese. Tead mis? See koridor meenutab mulle Dannit. Mis? Linwood Hallast? Jah, natuke. Väiksem. Versioon, aga see koht on ka vanem, palju vanem. Palju vanem, palju pikem ajalooga. Absoluutselt. Sa näed ka, et seinal on topised. See koht asub väga tuntud Tšahi piirkonnas Prantsusmaal ja siin peeti palju jahi koosviibimisi. Jah, perekonnaliikmed olid jahimehed. Jah, täiesti. Seda on kogu lossis näha. Jah. Igal pool. Mulle meeldivad ka need karmiisid siin seinal. Jah, ukse kohal. Need ei ole nagu relvaembleemid, nii et ei. Ei. Need on lihtsalt dekoratiivsed esemed. Ma pole veel rääkinud, aga see koht kuulus kunagi Favoli perekonnale, prantsuse perekond Fayoli.
seda on raske hääldada. Raske hääldada. Seesama perekond on siin olnud juba 900 aastat. Ajalugu, jah. See kuulub. Sama perekonna juurde pole kunagi muutunud, mis on hullumeelne. Tavaliselt muutub see palju. Lähme siia tuppa. Ma tahan teile näidata selle koha söögiala. Väga tähtis tuba tolleaegses lossis ja minu arvates ka väga ilus tuba. Kui see on juba praegu ilus, kujutage ette, milline see oli omal ajal. Jah. Me peame sellega tegelema. Palju asju, mis sees olid, viidi juba välja, et neid müüa või Päästa. seda. Aga jah, Mul ei ole midagi selle vastu, et sa tead selle koha asukohta, sest see müüakse väga. Very soon. Varsti maha, aga see koht on müügis 135 miljoni euro eest. Ma jätan selle lingi kirjeldusse inimestele, keda võiks selline koht huvitada, sest see vajab päästmist loomulikult. jah, on küll. Kõige hullem osa lossist on üleval korrusel. Aga Most allkorrussel väga head. Lähme edasi söögitoaga. Esimene asi, mida ma selles toas esile tahan tõsta, on see ilus tammepuidust laud. Ja see laud on tegelikult siia paigutatud. Sellest hetkest, kui see loss ehitati aastal 1766 See laud on sama vana kui see loss, jah. ja see seisab siiani just siin. Huvitav fakt selle laua kohta on tegelikult see, et selle all on juhised. Ma ei tea, kas sa näed? Me ei näe seda. Aga selle all on juhised, kuidas seda suuremaks ja väiksemaks teha. Ja sõltuvalt sellest, kui suur koosviibimine selles ruumis toimus, suurendati või vähendati selle laua suurust. Jah, ma arvan, et te näete laua sees lõikeid nii, et nad lihtsalt võtavad Tükid välja. Kas olete ka neid ilusaid polsterdatud toole siin keskel näinud? Tänni? Need on ilusad. Neil on ilus käsitöö. Aga väga lihtne, sest me näeme veel pöörasemaid toole. Siin üleval kindlasti tasub välja tuua seda vasest või messingist lühtrit, ma pole 100% kindel. Ma arvan, et see on lihtsalt raud, sest see on rustikaalne. Samuti on see karniis seal üleval väga ilus. See on tõeline kunstiteos, Tänni. See on erakordselt ilus. Isegi selle värv Seda, see on. nagu pruun. Kas sa? Värvisi toa pruuniks. Jah, toas on elevant. Siin on kaunis teos, samuti marmorist kuju. Ja see on Täielikult valatud siia marmorist ruumi. See on portselan, see on portselan. Ma arvan, et see on kindlasti kunstiteos. Mõned kunstnikud vajavad seda. see sammas on ilus, need detailid seal üleval on nagu Ja seda ümbritseb selline marmorist kõrge kamin. Ma arvan, et see on selle kamina korsten, Tänni. Sees on korsten. jah, ma arvan ka, jah. Miks see nii on? Sa näed neid katkisi tükke. Jah, see on uhke. Aga see on ilus viis korstna ja all oleva kamina esile toomiseks. See on siiski ka uskumatu. jah, on küll. Wow. Näiteks see marmor. Mulle meeldib, kui marmoris on need sooned. Jah, see on. Lihtsalt ilus. Jah, iga üksik ese selles majas on muidugi silmapaistev. Iga üksik ese selles majas, mööbel, mida te näete. Poisid, see on antiikmööblimuuseum. Absoluutselt. Väärt tuhandeid ja tuhandeid eurosid. See on uskumatu. See on uskumatu. Ma olen ka, kas ma võin välja tuua? Ei, lihtsalt näita kardinaid. Ja ma Panin palju. vaatenurka. Jah. Tahtsin siin näidata neid kardinaid, neid ilusaid punaseid sametkardinaid. Mulle need väga meeldivad. Need on tüüpilised Prantsuse lossides, aga ka siin on need väga ilusad. Ja sa tahtsid ilmselt välja tuua ka Maalid üleval. Täpselt. Siin on veel midagi. Ja iga ruum selles kohas hakkab jutustama oma lugu. Ja see lugu räägitakse läbi maalide, mis on muste kohal. Need on eritellimusel maalid, mis on igasse ruumi spetsiaalselt loodud. Jah, lihtsalt. Teadmiseks neile, kes teavad, mis on bespoke. Lihtsalt eritellimusel valmistatud, see on otses mõttes lossi jaoks tehtud. See on uskumatu. Nii et selles toas, söögitoas on need muidugi seotud toiduga. Ma näen siin lihunikku tööd tegemas. Sa näed seinal rippumas liha. Ja kuuk kuer kondiga. Väga huvitav. Ja krov. Kägi on. See on uskumatu. See on uskumatu, jah. Siin näed, et kunagi rippus siin peegel, aga see on nüüd kadunud. Õnneks vaatame ka seda.
Siin teenijad serveerivad toitu laudadele. Ja veel üks asi selle koha juures on see, et loomulikult oli neil terve meeskond. Inimesi, kes siin töötasid. Et kõiki teenindada. Selleks, et korras hoida. Seda lossi. Seda mõisa ja hindamatuid antiikkesemeid, mis seal sees olid, oleks vaja mitte 100 inimesi, vaid palju rohkem. 1000 inimesi, jah. 1000. Vau, siin on ka ilus samet. Okei. Kui sa suudad teha kapi sametiga, kujuta ette, mida sa magamistoaga teha võiksid. Ma lihtsalt narrin inimesi praegu. Magamistõud on uskumatud. Vaatame siia poole. Ma lihtsalt kõnnin siit läbi, sest ma arvan, et need on köögiruumid. Siin on juba kindlasti trepp, mis viib üles, aga me läheme üles hiljem. See on ilmselt teenijate trepp. Ja siin on meil palju külmkapi, köögi ja kapiruumi. Me oleme muidugi alati nende kohtade suhtes väga lugupidavad ja püüame jätta kõik täpselt nii, nagu see oli, kui siia tulime. Siin sees on palju kaja. Jah, see koridor kajab väga palju. Aga me peame ka ühte asja ütlema. Me teeme seda videot täieliku austusega. Self-eri vastu. Absoluutselt. Sest nad üritavad seda kohta müüa ja hoida seda sellisena, nagu see on. Aga see on tõesti raske, sest see on tohutu, see on massiivne. Kujuta ette, et müüd midagi keset Eimiskit, mis on väärt 135 miljonit eurot. See on täiesti hullumeelne. Ma armastan seda maali, pean ütlema. See on veidi lihtsa ja koomiksiliku stiiliga, aga mulle tõesti meeldib see. Koomiksilik. Jah, ma tunnen selles maalis natuke koomiksiliku hõngu. Okei. Vaata seda sisse ehitatud vanaisa kella siin. See on sõna otseses mõttes seina sisse ehitatud. Siil sees ei ole enam kellamehhanismi, aga see on hullumeelne. Ma arvan, et nad hoidsid kõiki oma jahipüsse. Siin täitsa. Kindlasti. See on kõige uhkem seinakell, mida ma kunagi näinud olen. See on kõige uhkem. Kella ei ole seal, aga see on kõige ilusam, jah. See on teistsugune. See on seinal, see on imeline. Tahad seda tuba näha? Yeah. See on Prantsuse lossis väga levinud, sa näed seda alati. Siil on üks peamine tuba, mis viib mitmesse teise tuppa ja need kõik on omavahel ühendatud. Ja siin on meil peamine koridor, mis ühendab kõiki tube. Söögituba, see tuba, ma arvan, et see oli varem puhketuba, kui ma ei eksi. Salong. Salong, see on külm salong, Tänni, see on tõsi. Ja siit näed neid luukedega. Need kõik avanevad ja need avanevad rõdule, mis on siin taga. Näitan teile lõpus. Lossi väljast on kõik hästi näha, seda näitame lõpus. Ma tahan lihtsalt öelda, et kui ma esimest korda seda lossi kuplit kaugelt nägin, siis väljast poolt tundub see nii tohutu. Leslie on tõestus sellest, et kui ma seda nägin, mõtlesin ma, mis asi see on, mida ma näen. See. Näeb välja nagu koletis künkal. See on koletis. Vaata maale siin uste kohal. Sellel maalil näed ingleid justkui puhkamas. Nad maalivad, nad lamavad. See jutustab samuti omamoodi loo, et see on salong, koht, kus saab lõõgastuda. Jah, see on kunstiruum, kus saab muusikat kuulata. See on lõõgastav. Ruum, kus saad lihtsalt olla ja lõõgastada. Ma arvan, et omal ajal olid siin isegi muusikariistad, võib-olla klaver või midagi sellist, kindlasti. Siipklaver. Vaata, kui ilus see tuba on. Kas see pole roosa? Tõesti. Roosa? Näidake toole, imelised polsterdatud toolid. Ja siis vaatame lihtsalt seintele riputatud maale. Saad näidata ka laeliiste. Jah, ma näitan natuke kõike. Jah. Jälgisime üksteist, nagu see tohutu peegel koos selle laeliistuga. On lihtsalt uskumatu. Siin näed sa ingleid seinal ukse kohal. Nad teevad muusikat ja nagu me varem rääkisime, jutustavad nad lugu. Samuti on siin seintel selline 3-mõõtmeline krohvitöö ja need kujutavad muusikainstrumente nagu flöödid ja muud. See on see šoti asi, mis on selle nimi. Inglise keeles. Kott, tead küll? Jah, ma ei tea. Mis selle nimi on? Mul pole aimugi. Ma tean, mis on hollandi keeles, oma emakeeles muidugi. Vaata neid suuri peegleid siin. Tänni.
jah, kas pole? Need põnevad. Kas sa tead, miks toas on nii palju peegleid? Eriti selles toas. Vaatan vihjed. Vaatad ennast peeglist. Hea. Peeglid peegeldavad ja muudavad ruumi suuremaks. Nii et kui sa näiteks lihtsalt vaatad peeglisse, see tundub suurem, see muudab selle suuremaks. Sellepärast ongi igal selle ruumi seinal peegel. Okay. Huvitav. Praegu on see väga tühi. Toas ei ole toole. Vanasti olid siin toolid, lauad keskel. Näiteks. Suured vaibad. See põrand. Ja kujuta ette, et aknalugid on lahti ja see tuba on täis valgust. See oli hullumeelne. See peaks uskumatu. Ja lühter, mis siin pidi rippuma, pidi ka hullumeelne olema. Okei, kui lahe tuba. Aga järgmine, mida me teile näitame, on veelgi parem. Jaa. Sulgeme ka selle. Ma hakkan lihtsalt kõik aeglaselt sulgema, kui me tubades ringi käime. Olgu. Trepi jätame hilisemaks, me läheme sealt üles. Mulle tõesti meeldib, kuidas see välja näeb. Selles koridoris. Tänni. Need aknad seal üleval. Suur pink seisab siin põrandal. Oh, vau, mulle meeldib see lill siin. Kas siin on lill? Jah, siin on lill. Oh, see on ilus. Selle suure diivani polster on sisuliselt lihtsalt padi. Nagu näete, on iga ese siin antiikne ja huvitavalt disainitud. Mulle meeldivad selle nikerdused, see on ilus. Tänni, see on tõesti ilus. Kummale poole? Jah, see õhtusöök. Ma tahan seda näidata. Sa tahad seda näidata? Seda, olgu. Ma ütlesin alguses teist tuba näidata, aga see siin on veelgi uskumatum. Ma tunnen, et me peame selle toa kohe ära näitama. Jah. Inimesed tahavad hirmsasti magamistuba näha. Jah, mulle meeldib ka, kuidas ukseavad on ehitatud nii autentsed ja nii... Jah. Kas sa oled märganud, et koridorist siia tulles muutus kõik väiksemaks? Jah, täpselt. Trepi all. Me oleme praegu trepi all. Ma olen umbes 5 jalga, 11 tolli, 1,80 m ja jah, sa näed, et kõik on nüüd natuke läiksemaks jäänud. Oh, jumal. Sa ei usu, milline see magamistuba on. See on täiesti uskumatu. Ma ise olen seda muuseumis näinud. Oh, ole ettevaatlik. Siin on palju klaase. Siin on palju. Klaasi põrandal. Jah, vabandust. Pole hullu mees. Ma ise olen sellist voodit näinud muuseumis ja kusagil Euroopas, aga kunagi mitte maha jäetud kohas. Ma kutsun neid alati taevavooditeks, aga need on lihtsalt suurepärased magamistoad, mis lausa õhkavad kuninglikkust. Jah, need lausa õhkavad kuninglikkust. Alates linnadest, mis puudil olid, need nägid käsitsi tehtud välja. No. Kui sa vaatad seda, siis tundub, et nad on tükkhaaval kokku pandud. Kõik on siin hoolikalt kokku õmmeldud ja ikkagi on kõik valmis tehtud. See näeb tõesti ilus välja. Samuti tundub, et inimesed olid väga väikesed. Kes magasid? Selles moodis. Väga väike. Mina. Arvan ka, et see oli mõeldud pigem lapsele. Jah, tõenäoliselt. Aga ma ei hakka midagi eeldama. Vaata seda seljatuge. Siin on. Isegi vapp seal üleval. Jah, ja tead, kuna see on seinal, siis tead, kuidas seda nimetada. Võib. Seinavaid täpselt. Ja kui sa uuesti vaatad, siis need väikesed detailid. Võid näha, et see koosneb väga erinevat tüüpi kangastest. See on nii hullumeelne. Mulle lihtsalt meeldib, kuidas ülemine osa ulatub üle voodi pikkuse. See annab sellele tõeliselt muinasjutulise hõngu. Pean ütlema, et jah, siin tagaseinas tundub kõik väga lihtne, kui sa sellele keskendud. See näeb välja nagu sein. See tõesti näeb nii välja. Tegelikult oli siin kunagi terviklik eritellimusel valmistatud seinavaip. Ma ei ole kindel, kust see vaip pärit oli, aga... Arvan, et see oli Aubussoni vaip. Aubusson. Aubusson. Jah, Prantsusmaal oli piirkond, mis valmistas kunagi vaipu. Paneme selle nime ekraanile. Aga need on muidugi eemaldatud. Need olid väga väärtuslikud. Ma ei tea, kas... Nad müüsid on maha või päässid, aga need viidi ära. Jah. See on see, mida me kindlalt teame. Vaatame seinal olevaid kunstiteoseid. Jah. Need ei kujuta siiski seda, mis siin magamistoas toimub. Need kujutavad pigem õhtusöögipidu selles toas. Jah, ära unusta, et see perekond oli tuntud rõõmu poolest. Jah, pidude poolest. kogunemiste poolest. Kõige selle poolest.
pulmad peeti selles lossis, siin korraldati pidusid, siin toimusid pallid. Täiesti uskumatu. jah, nii et kõik kujutised ja maalid kujutavad pidusid, kogunemisi. Seal ei ole kujutatud ainult üks inimene, vaid mitu. Jah, nagu näete, inglid istuvad ja vaatavad üksteist. Mulle meeldib see. See kujutab nende jahipärandit. Siin 2 inglit lasid maha hirve või jahikoera või midagi sellist. See näeb välja nagu koer, aga ma loodan, et see ei ole koer. Ma loodan, et see ei ole koer, ei. Ja veel üks seal. Nagu näete, igas toas selles majas, kuna see ehitati 19. sajandil, on ka kamin. Need kohad võivad talvel väga külmaks minna, nii et jah, neil on vaja kaminat. Loss on ehitatud kuldsest. Liivakivist, mis On väga külm. Kui sa vaatad väljaspoolt, on kivi suur, massiivne ja kivid ei ole tavaliselt kuumad. külmas. Tegelikult on see suurepärane, sest sa oled Lõuna-Prantsusmaal ja suvel läheb siin väga palavaks, nii et on tore, kui on olemas jahe koht. Aga talvel võib siin samuti väga külmaks minna. Jah, ja võib sama hästi kohe öelda, tavaliselt pannakse seintele seinavaibad. Jah. Et tube soojendada selle pärast. Täpselt. Me näeme palju tube, kus on seinavaibad. Siin on vannituba, mis sellega ühendub. Selles kohas on 25 magamistuba ja 6 vannituba. Jah, enamik. Vänituvad on Ühised ja suured. jah, sest see koht on Urbex ringkondades hästi tuntud. Me nimetame seda mille chambriks, mis tegelikult tähendab 1000 tuba ja siin kohas on nii palju tube, et sa ei usu seda ära. Okei, ja liigume siis järgmise juurde edasi. Okei, sulgeme selle uuesti. Sellel küljel on veel üks osa, aga ma ei näita teile kõike, mis siin sees on, sest nagu ma just hetk tagasi ütlesin, mille chambril on 1000 tuba. Ja me keskendume ainult selle koha kõige huvitavamatele tubadele. Jah, siin on mõned toad, mis on tühjad ja mõned toad, mis on lagunenud ja mõned toad on suletud. Nii et me lihtsalt näitame teile minevikku. Sa tunned seda lõhna? Ja. Vaadake seda, kutid. Selle ukse taga on nende privaatne veinikelder, mis on endiselt täidetud 100 aastakäigu veinipudelitega. Vaata seda, ma tahan ühe neist talli võtta. Daniel, lase ma lähen sisse, vaata. Seal on ka pudeleid. Põrandal. Jah, põrandal on palju pudeleid. Siin lõhnab nagu vein. Jah, siin tõesti lõhnab nagu vein. Tõesti, väga tugevalt. Vaata neid pudeleid. See on tühi. Nii et see on Valgevein. Valge vein. Jah, issand jumal, need kõik on nii tolmused ja vanad. Ming on siin igavesti seisnud. Jah, need riiulid seal. Hiljuti vormitud. Vaadates selle perekonna jõukust, peab siin olema tõesti häid. Jah. Ja need on väga kallid ja me peame mainima, et see on ülemise korruse veinikelder. Jah. Allkorrussel on Winneri veinikelder. Mis on? Väiksem. Ja seal pole nii palju pudeleid kui üleval, aga siiski. Lubage mul teid tervitada selle koha tõeliselt ilusas toas, mis on tegelikult Prantsusmaal väga ainulaadne. See on üks väheseid losse Prantsusmaal, mille sees on teater. Ja see oli ruum, kus perekond sai oma külalisi lõbustada. Sest nagu me enne ütlesime hetk tagasi, need inimesed armastasid pidusid, lõbutsemist ja meelelahutust, nagu see laiendus siin. Ja nad sõna otseses mõttes tellisid selle imelise teatri ehitamise, et oma külalisi lõbustada. See teater on väga eriline. Iga selle teatri detail on käsitsi maalitud ja valmistatud. Lihtsalt vaata seda korralikult, see on täiesti uskumatu. See on nii eriline, eriti just nende seinamaalingute tõttu. Teie ei näe seda praegu kaamera kaudu, isegi mina mitte. Ma ei näe seda, aga neil on 3D-efekt. Kui ma teen nii, siis näete, et iga maal on veidi kaldu, täpselt nii. See on lihtsalt selleks, et tekitada 3D-efekti, et muuta see suuremaks. Jah, kõik. Tegelikult pole lava nii suur, aga selleks, et see suurem paistaks. Siin teatri lae kohal on ka päike projitseeritud, mis on selle väga ainulaadne osa. Jah, see on lihtsalt uskumatu. Ja mitte ainult päike, vaid ka selle ümber olev karniis.
jah, see on nagu nägu seal. jah, ja maalid, kui sa alla lähed, siis seal on, siia on maalitud justkui kardinad, Siin, täpselt. et seda jagada. Ja nagu ma sulle varem ütlesin, seal teises toas toimusid siin ka mitmed pulmad ja ma arvan, et isegi pereliikmed abiellusid siin. Jah, see on väga huvitav. See on tõesti huvitav. See on lossi tõeline ajalugu. Me seisame nende inimeste 900-aastase ajaloo peal alates keskajast kuni tänapäevani. jah, ma ütlen, et kui me ütleme 900, siis see on Sest. lossi tegelikud müürid, sest loss põles maha, aga lossi tegelikud müürid, kivi, see kuldne liivakivi. Jah. See on keeruline nimi. Kuldse liivakivi müürid on endiselt samad. Arhitekt lõikas. Neid, nad ei lammutanud neid. See ongi sõna otseses mõttes siin. Väga huvitav fakt selle ruumi kohta on see, et sa näed ka tühje kohti seinal. Need kõik olid kunagi eritellimusel valmistatud seinavaibad, mis tehti spetsiaalselt selle ruumi jaoks. Mõned neist valmistati Brüsselis ja mõned siin Prantsusmaal kohapeal ning kõik need paigutati siia seinale. Ma ei tea, kas ma suudan, aga kui ma leian foto sellest ruumist koos seinavaipadega, pean selle üles panema. Kindlasti. Sest tuba, kus olid seinavaibad ja toolid, mis siin olid, ärkaks ellu. Absoluutselt. Vaata ka seda imelist pinki siin nurgas, ilus antiikese. Ja vaatame ka, kas sa näed neid joonistusi seinal? Jah, vanasti oli see väga tavaline. Me nägime seda ka. Linuxi saalis. Arhitektid ja inimesed, kes seda ehitasid. Hooned. Joonistasid lõbu pärast seintele igasuguseid asju, sest nad teadsid, et see kaetakse nii värviga või Nad kavatsesid. katavad selle midagi sellist. Nii et nemad. Lihtsalt joonistavad midagi ja seal on arvutused, palmipuu. Need joonistused tänni võivad olla rohkem kui 250 aastat vanad. Ja Tõenäoliselt sellepärast, et seinad olid alati kaetud. kujuta ette selle koha töölist 250 aastat tagasi, kes lihtsalt lõbutses ja joonistas siia seinale. See on tegelikult nii hull mõte. Ja me oleme kindlad, et siin olid töölised, sest selles kohas pole ühtegi graffitit ega vandalismi. Absoluutselt. Mitte ühtegi. 0. Vaatame ka maale. Uste kohal on meil ingel, kes istub siin vibu ja noolega. Wow. Ja sellel pool on meil veel üks ingel, kes hoiab. Kuju. Büst. Püst. Ongi täpselt püst. Alkoholikäp. Nii. Siil sees on ikka veel palju alkoholi. Loomulikult. Imeline. Kui ilus tuba. Ma lausa jumaldan seda. See on nii uskumatu. Ma unustasin ühe asja välja tuua. Kas ma võin lavale hüpata? Absoluutselt. Ma hüppan lavale, nagu ma olen hull siin taga. Sest. Nad ei tahtnud teha tühja seina. Siin taga kästi maalida terve sein. See näeb välja nagu ilus loss. Ja loss on hullumeelne. Ma arvan, et see on päris loss, aga ma ei oska öelda, milline täpselt. Ei, ma pole neid varem näinud. Jah, mina ka mitte. Ma mõtlen, see võiks olla muinasjutt. Ma ei tea, aga See ei ole oluline. See on imeline koht. See on ja lihtsalt et nemad mõtlesid välja kõik need detailid, kuidas maalida tausta, seina, kogu tagapõhja. Hullumeelne. näita Danny siia seina nikerdatud muusikainstrumente. Imeline. Ja siis loomulikult saad läbi kõndida. Ja siin saame näha teatril lavatagust ala. Ja sa näed ka, et nad värvisid lavatagus ära. Jah. See on nii hull, mulle meeldib see. Me peame ka ühte asja mainima. Nendes Prantsuse lossides ja Prantsuse majades on kombeks, et kõik toad on omavahel ühendatud. Jah. See on prantslaste komme. Jah, ühendamine. Kõik. Privaatsus on nendes kohtades 0. See pole isegi privaatsuse küsimus. Lihtsalt lihtsam on ringi käia. Kõige. Nii et me võime sõna otseses mõttes, see on nagu labürint, me võime ära eksida. Ma õppisin juba natuke lossi plaani selgeks, kui ma siin ringi käisin. Vaata seda tuba. See on üks tähtsamaid ruume kogu majas. See on raamatukogu. Väga tavaline ruum, mida näeb maha jäetud lossides üle kogu Prantsusmaa ja maailma. Aga see siin on omaette ainulaadne.
sest enamik raamatuid siin on ainulaadsed. Neid ei saa asendada. siin olevad raamatud on tuhandeid aastaid vanad. Pereajalugu, perekond, maailma ajalugu, Prantsusmaa ajalugu, kõik on siin olemas. ja nagu Leslie ütles, need on ainulaadsed, koopiaid pole mitte midagi. ja nad lihtsalt seisavad siin. mõned neist lagunevad, mõned on heas seisukorras. aga Kui ma esimest korda sellesse ruumi tulin, siis lõhn, see õhkkond, kõik. selles ruumis lausa ütleb sedasama. See on tõeline Prantsuse raamatukogu. Vaatame lihtsalt ringi tänni, vaatame seda tuba. Siin näeme juba mõningaid neist perekonna ajaloo raamatutest. C'est mère de famille, dictionnaire de nation, 2 rahvuse sõnaraamat. Ma võtan selle ettevaatlikult välja. ma ei arva, et sa peaksid selle avama. see on väga hallitanud. oh jumal. See näeb välja nagu piibel. tähed on nii väikesed, see saab olema. hoolikalt tagasi pandud, sellepärast ma kannangi kindaid. Ma ei taha siin midagi saastada. W. Scott Mead on raamatud. Tuntud lapsed on siin kirjas. Siinpool siin on meie raamatud igalt autorilt. isegi Prantsuse lipp on siin maas. muidugi. Muidugi, need inimesed olid uhked prantslased. Nagu näete, endise omaniku kirjutuslaud, aga ikka veel üks ese siin vedelemas. Wow. see raamat on Tõsi. L'Art Romain, Rooma kunst, nii on kirjas. Esiküljel. Wow. Jah. Ole väga ettevaatlik. Wow. Vaata, siin on suur L-täht. Nii et Louvre qui nu. Preston. ja see suur täht kuulub esimesele. Louvrange. Iga raamat on ilus. Siin on ka käsipuutänni, mille peal saad kaarti libistada või trepist üles minna. Nagu sa näed nendes lugudes, need on raamatukogud. jah, see on tõsi, see on täht. jah. täht? Üks asi, millele peame selles raamatukogus samuti tähelepanu pöörama, on lagi. See on väga ainulaadne. Puidutüüp on väga ainulaadne. tegelikult polegi seal mingit puitu. puit on pärit igalt poolt. Täpselt. puit ongi lihtsalt hunnik puitu, mis neil on. Aga see on väga ainulaadne. see on ainulaadne. ja tegelikult ei olnud see mõeldud sellele raamatukogule. Ei, vabandust, mul tuli selle ajalugu jälle meelde. lagi. See tuli ühest perekonna teisest lossist ja nad paigutasid selle siia sisse. Nad kohandasid sellele lossile sobivaks. Nii et sellel perekonnal polnud ainult üks loss. Meil oli mitu valdust ja nad olid kogu Prantsusmaal väga rikkad, mõjukad ja võimsad. ja see lagi on ainulaadne, sest tol ajal ei tehtud neid eriti palju. See on lihtsalt ilus. jah. See on ilus. kõik liikus, see on nii hullumeelne. Sealt saad ehk siin keskel lühtrit välja tuua. samuti väga erinev. Jah. see näeb välja. Minu jaoks uuem tükk. Näen siin mingit vankriratast. Ma ei ole 100% kindel. ma ei ole ka kindel, see näeb väga... see tundub lapsik. Alguses arvasin, et see on piljardilaud või snuukrilaud. Aga tegelikult on see koht, kuhu sa paned oma raamatud, teed tööd ja loed kõike. Nii et siin peal on samet. Imeline laud. jah, ja sa saad aru, miks neil see on. Et raamatuid mitte kahjustada. ei, et raamat ei libiseks. nagu, kui sa asetad raamatu, siis see... Ei tee seda. Isegi. Isegi kui ma üritan seda lükata, see ei libise. Seda kasutati ka artide mängimiseks mõeldud laudadel. Jah, sest Nad ei. näita su kaarti ja siis see püsib paigal. Prantsusmaa, Kolonia atlas. Vau, oh mu jumal. jah, need kolooniad, mis neil olid. Tänni, sa ei saa arugi, et see raamat kujutab Aafrikat endiselt sellisena, et jagada see vaid umbes 10–15 osaks. Nagu sa näed, kui see? oli veel koloniaalajal, oli Prantsusmaa palju suurem. See oli peaaegu 2 korda suurem, ei, natuke suurem kui see. See oli natuke... Suurem. Neil oli ka koloonia Lõuna-Ameerikas. Jah, neid ei olnud nii palju. Praegu on 192 riiki, aga tol ajal oli neid palju vähem. Madagaskar kuulus Prantsusmaale.
mina. Ma ei teadnud seda, seal räägitakse prantsuse keelt. Tegelikult on maailmas palju kohti, kus inimesed räägivad prantsuse keelt. Jah, see on tõsi. Wow. See on nii hull, et see on ikka veel siin. Prantsuse ajalugu on väga ulatuslik ja sa näed seda siiani tänapäeval. Wow, need raamatud on uskumatud. Ma lihtsalt juhin sellele tähelepanu. Nurga siin, mis on Täis. ämblikuvõrke ja laguneb. Kujuta ette, et pead sealt ülemiselt riiulilt raamatu võtma. See ei saa lihtne olla. Ei. Oh, ma armastan neid. Uued illustratsioonid siin on kirjas, aga need on nii ilusad. Vaata neid raamatuid. Oh jumal küll. Oh, see siin kukub. See siin kukub. See siin on maailma illustratsioonid 1864 aastast. 1860. Wow. Need raamatud on. See on päevik. Isegi tenni. Oh jumal. Vaata, kas see on kellegi päevik. Oh, see on arveraamat. See on lossi päevik. Vaata. Vaata kirja. Jah, natuke. Seda on tõesti raske näha. Kaamera kaudu, aga. See on uskumatu. See on uskumatu. See on uskumatu. Ma ei suuda seda piisavalt rõhutada. Ei, see on ülalt alla täis raamatuid. Pole kunagi näinud nii suurt raamatukogu. Nagu näed, Leslie Hates on umbes 3 korda kõrgem. Sellel pool on veel üks tuba. Ma arvan, et see oli võib-olla lihtsalt selleks, et siin vaikselt raamatut lugeda, lihtsalt väike salong või istumisruum. Aga tol ajal oli siin palju rohkem maale ja see oli täiesti ilus. Vaata seda, kõik need illustratsioonid seinal, need on imelised. Siin all on meil isegi mõned isiklikud mälestused alles. Sa näed seal 2 inimest istumas. Ma ei tea, kes nad on. Ma olen. Ei ole tuttav. Nendega ma ei... Vaata, seal üleval näed koloneli, ma arvan. Ja veel üht naist. Aga mulle meeldib see tänni. Vaata seda, see on see koht Prantsuse linnas. Väga tüüpiline. Väga tüüpiline, täiesti nõus. Ja see näeb kindlasti välja nagu pildid revolutsioonist või võib-olla teisest maailmasõjast või Prantsusmaalt. Ma arvan, et see on Prantsuse revolutsioon. Jah, nii et Ma arvan, et see on üldine. Ma ei ole päris kindel. muidugi kõik lossi võtmed on siin laiali, nagu võiks arvata. Mulle meeldivad need sildid, mis neil küljes on. Silded. Kas ma saan paremini näidata? Jah, see on nii ilus ka see, kuidas see on kirjutatud. See on lihtsalt... Jaa. Nii. See on hullumeelne, jah. Siin on veel rohkem. Siin sees on veel raamatuid Irnas. Kõik illustratsioonid seal üleval. Nii kuninglik. Nii ilus. Kas ma võin? Ka mainida, et selles toas ei ole tapeeti. See on omamoodi... Samet. Ei, nite. Samet. See on omamoodi... Vaib. Aga? See laguneb. Materiaal. See ei ole nii tugev kui samet. Seinateipet. See laguneb väga kiiresti. Ja on tõesti kurb seda näha. See on tegelikult jälle selleks, et tuba tunduks ja oleks vähem külm. Jah, tõsi. Oh, wow. Seda ma mõtlen. Need. Prantsuse joonistused on. On lihtsalt siia ämbliku võrkude alla jäetud. Ja mulle meeldib, et neil on üks neist Prantsuse koertest. See on natuke katki. Ja siis siia poole loomulikult kamin nurgas. Kujuta ette, kuidas Tänni istub siin kamina tooli peal raamatuga, mille sa just raamatukogust võtsid. See on uskumatu. Lõõts on endiselt siin peal. Lõõtsal on sama staatus nagu seinal. Täpselt, see sobib. Kõik need viaalid seal üleval. Paistab, et need on tindiampullid. Jah. Oh, vau, vaata seda. Jah, ma juba vaatasin seda. Puidust kamin on ilus. See on uskumatu. Ja paalkiri. Ja selle all on isegi kuupäev 1718 koos kuningliku vapi kujutisega. Võib-olla pärineb see nende endisest lossist, sest see loss ehitati 1766 aastal. Jah, ei, valmis sai 76. aastal. Ehitus algas 1725, eks? Ei, ehituse alguskuupäeva pole. Ma arvan... Jah, me ei ole. Selles kindlad, aga see on hullumeelne. Jah, mis iganes. Aga näidata on veel palju rohkem, nii et ärme raiska enam aega.
ma tahan ka näidata selle lossi keldrit ja sinna pääseme siit trepist. Jällegi koridorist, näidates teile taas, et kõik on omavahel ühendatud. Nagu näha, oli keegi ka huvitatud aerofotograafiast. Üks neist juhtumitest, mida inimesed pildistavad helikopteriga või... See näeb nii välja, sest tol ajal droone ei olnud. Ja nad pildistasid oma põlde ja panid need siia. Sellel kinnistul on 550 hektarit maad ja tõenäoliselt on see osa sellest maast. Oh jumal, Tänni. Siin laguneb sein ära. Ja sa näed kivi, millest me pidevalt räägime. Siin me jõuame teenijate kööki. Jumal küll. Vaata, kui uhke see on. Ja see asub otse söögitoa all. Mulle meeldivad siin ka need kaarijad laed. Jah, sa näed, et see oli tõenäoliselt söögilaud. Ei, see on ettevalmistuslaud. Laud selle toidu ettevalmistamiseks, mida söödi üleval korrusel ja siin see kõik valmistatigi. Vau. Mulle meeldib see. See on ilu. Muidugi, alati on voodi sees veel üks voodi. Lendasin just kaminasse, jumal. Muide, selle lossi korstnad. Tohutult suured. Siin näed seda salongist. Sa näed seda kohe praegu. Jah, need on tohutult suured. Kõik need veinipudelid siin, need potid ja pannid, kõik on sinna jäetud. Okei, ma tahan näha, mis siin taga on. Siit lähed lossi alla. Need on need veinikelderid, millest me rääkisime. Ja. See on lossi all. See on tegelikult lossi algne vundament. Jah, täpselt. See on see. 1146. aasta vundament keskajast. Ma lihtsalt tahan näha, kas sa saad edasi minna. Jah, sest kogu see loss. See läheb aina kaugemale ja kaugemale. Kogu sellel lossil on all need vangikongid. Jumal küll. Vau. Jumal küll. See on lahe panipaik. Tänni. Jumal küll. Siia on ikka veel tohutult palju sitt jäänud. Jumal küll. See oli kunagi kaminatesse mõeldud. Sa näed isegi veel sütt põrandal vedelemas. Vau. Siin viivad teed igale poole. Ja. Siinpool sisenesime just veinikelderisse, kus tünne hoiti. Tegelikult pole neid enam palju alles. Siin valmistati kindlasti veine. Ma lihtsalt tahan näha, mis siin taga on, sest see läheb veelgi kaugemale. Kas sul on kõik korras? Jah, mul on kõik korras. Siit läbiminek on lihtsalt paras trenn. Jumal, see koht on nii suur. Need näevad isegi välja nagu kongid, tead. Jah, need näevad välja nagu vangikongid. Ja siin on veel üks veiniladu, kus on veel pudelid alles. Issand. Jah. Ja siis lõpuks jõuame teise veinilattu, nagu näete. Vau. See on ilus. On aeg Tämmi viia kõik üles ja näidata lossi privaatsemaid ruume, magamistube. Ma olen lihtsalt vaimustuses sellest koridorist ja sellest, kuidas see kõigega ühendub. See on nii uskumatu. See on nii võimas. Siin on väikesed koridorid, mis viivad igale poole ja iga nurga taga on ukseavad. Vau. Ilus. Mulle meeldivad ka kõik need piirded, mis meil siin on. Siin. Ja. See tundub nagu suur rongijaam või midagi sellist. Jah, see tundub tõeliselt uhke. See on lihtsalt uhke. Okei. Siit ülevalt saame koridorist hea ülevaate. Sa näed kõiki ukseavasid, mis viivad igale poole. Jumal. See on uskumatu. See on uskumatu.
olgu, jälle peame rõhutama. teine. Nad lasid aja jooksul nii palju loomi maha. Ja kui sa neid vaatad, tundub nagu nad vaataksid sulle otsa. Jah, No. nad mõistavad su üle kohut. Jah, täpselt, sest. Mingil põhjusel. Ja nagu näete, pidi neid varem palju rohkem olema. Siia on ikka veel nii palju konksusid jäänud. Vau, Tämmi ja kõik, kes praegu vaatavad. Valmistuge, sest te näete ühte ilusaimatest magamistubadest, mida te kunagi näinud olete. Oma elus, päriselt. Oma elus, päriselt. Vaata seda magamistuba. Kas see pole mitte täiesti uskumatu? See on kaugelt kõige ilusam magamistuba, mida ma kunagi näinud olen, Tänni. Kui ma nägin selle toa pilti, pidin ma siia kohta tulema ja tegin kõik, et seda näha. See on hingematev, ilus, hullumeelne, kuninglik. Kujuta ette, et oled laps, kes elab siin ja saab magada selles magamistoas. Kõik sobib omavahel kokku, kõige peale on mõeldud ja kõik on hoolikalt valmistatud. Näiteks sellist magamistuba luua. Jah, näiteks seinad sobivad kardinatega. Sobivad magamistoa ja voodiga. Sobita vanniga. Sobita mööbel. Mööbel. Jah, isegi see. Mööbel sobib. Ja mulle meeldib see disain, et see on selline Ramses. tapiidi, siis Siia on tint, jah. see ei ole tapeet, see on nagu, kuidas seda nimetatakse, kangas. Kangas, jah, see on kangas seinal. Kõik on nagu peegelpilt üksteisest mõlemal pool. Ja meil on siin voodi ja siis see kardin seal üleval, mis jälle annab sellise muinasjutulise tunde, mis ma lihtsalt ei oska seda kirjeldada. Ja veel üks asi, mida peame mainima, on voodi. See on poolenisti puidust, poolenisti portselanist. Jaa, see on uskumatu. Tännil pole sõnu, nagu näete. Mul tõesti pole sõnu. Anna neist kahest ilusast voodist ülevaade. Tanil, me ei leia kunagi paremat. Magamistuba kui see. See ma arvan. Samuti lühter see on. Natuke lihtne, aga tõesti ilus. Ma Armastan seda. Agent. See on nii... Uskumatu. Jah, ma ei saa neist kardinatest küllalt. Oh, mu jumal. Kõik sobib omavahel. Kujuta ette, et pead looma sellise magamistoa, isegi tualettlaud koos selle imelise tooliga selle ees. Siin. Padi. See on ka üsna raske, tõesti. Jah, see on üsna raske. Oh. Vau. Isegi siin olev raamat sobib sellega kokku. Vau. See on jah, ma arvan, et see oli kunagi tüdrukutuba. See on kindlasti printsessi tuba. Ma mõtlen, iga tuba selles lossis on printsessi tuba. Täpselt, vau. Kas me oleme kaminat maininud? Ei. Mina ei ole. Isegi tulekaitsevõre on sama mustriga nagu puit. Sama muster. Jah. Nagu näha, on siin ilus marmorist kamin. Ja siis seal üleval on taas kunstiteos, daam, kes kiigub aias. Jällegi, nagu me varem ütlesime, levib siin kõikjal see rõõmus õhkkond. Ja kas sa oled seda märganud? Igas toas on igal maalil erinev värv. Näiteks allkorrusel oli punane, Sest tuba oli roosa ja punane. see on sinine, Sest see on selline. pruun värv ja sinine. Nii et proovi kõike sobitada, mis on uskumatu. Jah, isegi siin olev riidekapp. Näeb välja. See. See näeb sõna otseses mõttes välja nagu portselanist riidekapp. Jah, see on nagu... Palun ära puutu. Need on minu protsid. Ma teen nalja, see on väga õrn. See näeb välja väga õrn see. Näeb väga õrn välja. Wow. Kaameras tundub, et see näeb välja nagu väike portselanitikk. Täpselt. Ma tahan selles toas veel paar asja näidata. See on nagu väike karp. Wow. Kuhu nad said asju sisse panna. Tõesti lahe, samuti tehtud samas stiilis. Ja siis need toolid sinu taga. Tänni ei, need näevad nii õrnad välja, nagu sa enne ütlesid. Jah, väga õhukesed, väga õrnad. Vau, mulle meeldivad need. Ülevaade, jaa. Ülevaade, jah, kindlasti, anna ülevaade.
ma peaaegu nutan, kui seda tuba näen, ma ei taha siit kunagi lahkuda. see näeb välja, see tõesti näeb välja, nagu me kõnniksime läbi muuseumi. Jah, see ongi muuseum, Danny, see on. See ei näe isegi välja nagu muuseum meie jaoks. Ma tõesti soovin, et nad oleksid selle muuseumiks muutnud. Sellest muuseum või hotell teha oleks tõesti seda väärt. Olge ettevaatlikud, me tuleme siia kõrval asuvasse garderoobi ja ma arvan, et kõik riided oleksid siin olnud. Ja võib-olla nad riietusid siin mingil hetkel. Või siin. Siin on nii palju omavahel ühendatud ruume. See koht on nagu tõeline labürint. Jah, vaata seda. Oh, wow. Oh, issand. Wow. Ühendub teise magamistoaga. Nagu näete, on siin palju asju välja viidud. Aga nagu näete, on see sama stiilis nagu see, mida nägime allkorrusel. Tõesti ilus voodi. Kõik. Jah, meenutab sama. Ja ma arvan, et seinad on mitte tühjad, sest nad võtsid selle ära. Ja nagu sa just nägid, tulime otse sellest lastetoast siia nagu ilma igasuguse privaatsuseta. Ma tunnen, et siin ringi kõndides tõeliselt kuninglikuna. Suursugune. Ma ostaksin selle hea meelega, aga mul ei ole 135 miljonit eurot. See on 13. Tule nüüd. Wow. See on nagu selline puhkeruum ja see asub siin koridori keskel üleval korrusel. Tõesti lahe. Eriline. Kapid on täidetud portselaniga. Seal saad seda näidata. Jah. Näevad samuti välja väga ainulaadsed tükid. Jah, kõik selles majas on ainulaadne, aga kunagi oli see lossis väga kena ruum. Lähme kohe siia poole. Jah, miks mitte? Sest mul on teile veel üks imeline tuba näidata. See tuba. Minu arvates on see parem kui teine. Ma ei arva, et Moonile nii tundub. Minu jaoks on see kõige ilusam tuba, aga see on Denni lemmiktuba. Kindlasti. Wow. See pole mitte ainult värvikas, vaid Jah. see on kunstiteos. Ja ma ei valeta, kuna seda sulle ütlen. Me ei tee nalja. Iga sein selles kohas on käsitsi maalitud. Ei, see on tapeet, see. On chinoiserie. Tapeet? Ma ei tea, kuidas seda öelda. Jah, chinoiserie. Chinoiserie, täpselt. Chinoiserie on see, kui Euroopa kunstnikud taasloovad oma töödes Aasia stiili ja just seda näete siin. See on omamoodi Aasia stiil selles tapeedis. See koorub siin natuke lahti. Jah, see koorub paljudest kohtadest lahti, sest see tapeet, ja ma arvan, et see on tapeet. Ma ei ole päris kindel, mis see on, aga see viidi välja ja pandi välja New Yorgis Metropolitani muuseumi. Täpselt siis. New Yorgis ja nad tõid selle tagasi. Sellepärast on see väga kahjustatud. Ma mõtlen, see on ilus, et nad viisid selle sinna, aga samal ajal kahjustas see seda palju. Selles kohas on väikesed peidetud toad, nagu näete siin taga on pesulaud. Mulle meeldib, kuidas lossides on alati igal pool sellised peidetud toad. Kui sa ei avaks seda, siis sa ei näeks seda. Ei, kõik on nii täiuslikult üksteisega kokku sobitatud. Ma lihtsalt ütlen, et kui sa vaatad igasse nurka, on seal veel ruume. Ja. Me oleme seal on tuba. Jah, ära hakka neile kõigile tähelepanu juhtima. Siia on liiga palju. Sa näed voodeid, need on samuti uskumatud. Mulle meeldib, et neil on seal üleval väike detail. Väike kardin. See näeb välja nagu inglivoodi. Täpselt nii. Ma ei oskagi seda kirjeldada. Väga väike voodi jälle ja nagu näete, on see kiltkivist voodi. Vau, sellel on isegi ülaosas märgistus. Tänni sellel on A või midagi sellist. Ei, see on F ja L, ma arvan, et ma ei ole kindel. F tähendab perekonnanime Faiole. Faiole? Sa ei suuda seda hääldada. Mulle meeldivad ka need voodilinad, tõesti ilusad. Ja siis üks öökapp keskel.
jälle me saame vaadata seda tapeeti, seda chinoiseeriid, mis meil siin on. See kujutab omamoodi Prantsuse maastikku. Oi ei, see kujutab tegelikult Aasia maastikku. Vabandust, jah, see ongi selle eesmärk. Selle eesmärk. Ma olin nagu õnnistatud. Mulle meeldib, kuidas kõik on siin kohas nii sümmeetriline. See on peensusteni läbi mõeldud, väga hoolikalt tehtud. Väga hoolikalt läbi mõeldud. Jah, täpselt. Rätsepatöö, nagu me ütlesime. Varem eritellimusel tehtud. Custom made. Vau, isegi kardinad seal sobivad selle toaga. Need sobivad toaga, sobivad toolidega, sobivad voodiga. Ja need sobivad ka kaminaga. Jah, koos selle ümber oleva kardinaga. Siin üleval näeme veel üht maali naisest, kelle käes on kiri. Vau, meil pole allkirju peal. See on natuke kummaline, ma ütleks. Jah, see on veidi kummaline. Aga see tehti ka pere jaoks. Nii et Täpselt, jah. see ei ole, see on maja oma. See on maja jaoks. See ei ole. Galeri. Jah, aga see on... Nii uskumatult ilus. Ja ma pean mainima, et kamin ja tool sobivad täielikult kokku. polstriga. Uskumatu. Vaatame siis seda tuba veel kord üle. Mul läheb kohe väga kurvaks, kui pean selle lossi maha jätma. Jah, aga ma olen nii elevil, et saan sulle lossi väljaspoolt näidata. Jah, siin näed naist, kes maalib või nikerdab puud. Jah, ta juhib midagi. Jah! Need maalid on nii ilusad. Kujuta ette, kui kunstnik teeks sulle toa jaoks maali. Jah. Ukse kohal. Lihtsalt. See on midagi, millest ma saan ainult unistada. Ma arvan, et võib-olla tahaksime ühel päeval elada lossis. See oleks nii lahe unistus. Kui see kunagi tõeks saab. Veel üks väike tuba. Ma juba näen garderoobi ja kas sa oled märganud, et enamiku magamistubadesse pääseb otse, aga sellel on nagu garderoob. Aga enne seda... Jah. Nii et... Ma näen seda. Ja ma ei tea, miks see on kummaline. See on ilmselt laste oma. Oh jah, kindlasti. See on laste magamistuba. Oh jah, kindlasti. Väga väike magamistuba ka. Oh jah, kas ma näitan? Sii. Magamistuba ise. See on natuke teistsugune kui teised. Jaa. Nagu näete, oli siin varem palju illustratsioone ja maale seintel, ilmselt isegi eritellimusel valmistatud maal seal. Väga väike voodi siin nurgas, väga lihtne voodi, ütleksin. Nagu näete, ei ole ka see tuba kujundatud nagu teised. Ma arvan, et see oli sellepärast, et kui te vaatate, siis... Voodi. Linad. Sobivad tõesti kardinate juurde. Sobivad kardinate juurde. See lihtsalt tundub tühjem. Ja siin mu taga on selle juures väga huvitav detail. See on omamoodi kraanikausi või vannitoa ala kapi sees. Ja sa näed, milline oli selle traditsiooniline stiil. Lihtsalt ämber ja kõik muu. Väga lihtne, väga vana aja hõnguga. Mulle meeldib see tapeet. Jah. Ja siis see peegel. See on nii erinev. See on nii ilus. Vau, armas väike tuba. Ja siin nurgas muidugi oli ka kamiin, nagu näete. Väga lihtne, umbes nagu teisedki. Seal keskel lebab halg. Kogu värv uksel koorub siin juba maha, isegi hallitus on siin seintel. Jah, mitu korda on neid seinu ja uksi juba värvitud. Jah, see on 10 kordi. Mulle meeldib see tunne, kui saan lihtsalt lossist läbi jalutada, ringi rännata ja seda avastada. Sa ei tea kunagi, mida kohtad, täpselt nagu praegu. Jaa. Me pole varem sellist magamistuba näinud, kus voodi on seina sisse ehitatud. Jah. Ja siin on ka väga ainulaadne Prantsuse omadus. Seda ei näe paljudes riikides, seda näeb... Capides. Jah, seinaavades. Nad lihtsalt
Neile lihtsalt meeldib kõik sisse hitatuna teha. Jah, ja see on ilus. Ma arvan, et see on tõesti ilus, see on väga ainulaadne prantsuse omadus. Ja vaata seda voodit, kas see pole mitte imeline? see on jälle. Sarnane, ma arvan. see on isegi sama või väga sarnane. Ja vaata, kui heas seisukorras see veel on. See on nii laitmatu. Siiski, siin-seal on paar rebendit ja pisikest auku, aga üldiselt on voodilina ikka selline, nagu ta varem oli. aga nagu ma ütlesin, see näeb peaaegu samasugune välja nagu see, mis on allkorrusel. Jaa, täpselt, sul on õigus. Imeline samet või kangas siin seintel ja see toimib ka võib-olla nagu õhupadi vahepeal, nii et see hoiab soojust sees. Ja seda me vist juba ütlesime, aga vau, siin ukse kohal on maal, inimesed töötavad põldudel. Oh, wow. Mulle meeldib see pilt. See pilt on tõesti ilus. Magnificent. ja. See ilu selles. koht hoiab. Veel üks kujutis vanadest Prantsuse aegadest. Maja üldkatusega. mees hoobusel. Mis selle peegliga juhtus sissi? see on tegelikult, kui ma ei eksi, siis see on need metallist peeglid. Need korrodeeruvad aja jooksul, jah. see ei ole tegelikult klaasist peegel, kui ma ei eksi, ma ei ole kindel. Ma arvan, et seal on klaas, aga selle taga on metall, jah. kas ma võin lihtsalt öelda? Jah. see on seinad, see on lõõts, see on toolid, kõik sobib kokku. nagu sa vaatad sõna otseses mõttes lõõtsa ja siis vaatad. Tulile. Tool. Ja siis sa vaatad kangast seintel. Kardinad, kõik sobib kokku. Wow. see on nii läbimõeldud, et lausa geniaalne. Okei, see osa on küll. Kas ma juba rääkisin sellest, et siin oli lausa personal, kes hoolitses kõigi artefaktide eest? jah, ma arvan, et me rääkisime sellest söögitoas, jah. Siis ma räägin seda uuesti. jälle, et hoida antikesemeid. Vormis. kujuta ette, et pead kogu selle koha eest hoolitsema. Jah, lähme edasi. See on pesuruum, kuhu me just sisse tulime ja siit saame otse minna teise magamistuppa. Ja see on samuti üsna eriline. See on külgsuunas seina sisse ehitatud voodiraam. See on nii ilus. jällegi, see näeb natuke tühi välja, aga sa oleksid näidanud. Sa võid küll, ma lihtsalt lähen lähemale ning concert. Jah, seal oleks illustratsioone ja maale, täpselt nagu see siin. täpselt, vau, ma liigutan kaamera uuesti selle peale. ilus palvetamistool. Need näevad sarnased välja, aga kõigil on nagu veidi erinev kangas peal. see on selleks, et sobitada toaga. kas sa oled seda märganud? värvid. Need sobivad kokku. Jah, kõik sobib, välja arvatud punane. See on nagu kontrast toas. jah, aga kas sa oled seda märganud? see on mõnes kohas, mitte kõikjal. näiteks voodi on punane. Jah. Tool, woody, jah. Kardin on punane, jah. see on lihtsalt mõnes kohas. See on geniaalne. Sisekujundus. Yeah. Ja nagu näed, siin voodi taga on ka peidetud tuba, mis toimis garderoobina, nagu näha. Vau. Ma arvan, et sa pead lihtsalt paar sammu tagasi astuma, Danny, et seda tuba ja kogu selle hiilgust hinnata. Imeline kamiin. Selle kohal on maal. kas tahad maali näidata? suunan kaamerale. Ma tahan lihtsalt selle maali kohta öelda, siin näete, et see on peamiselt punane. jah, jälle selleks, et toaga sobitada. Jah. see on jällegi geniaalne. See on geniaalne. see on ilus. Vau, mis see on? jah, isegi alus on olemas. Ma ei tea, milleks on, aga see on nagu väike abilauake või midagi, kuhu panna mõni kaunistus või midagi sellist, ma ei tea. Väga huvitav. ja samuti ma ei tea, mis see on. Kerbsenepp. ma ei tea. Mind huvitab see tuba. Tänni. Milline tuba. Trepikoda siin taga.
tahad seal üleval kiire pilgu heita? muidugi, jah, see on naljakas. Ma lihtsalt tahtsin teada, miks siin trepp on. Aga see viib lihtsalt siia üles mingisse ruumi, võib-olla mängutuba või midagi sellist lastele. Mul pole aimugi. Väga huvitav, olge ettevaatlik. Jah, ma tagurdan väga ettevaatlikult. See on tõesti raske. Olgu, nagu ma varem ütlesin, nendes Prantsuse lossides on igal pool peidetud ruumid ja peidetud kohad. Kas ma võin juhtida tähelepanu millelegi selle riidekapi või kapi peal? Esiteks jälle punane, see väike raam punaste maalide ja hämmastav. See on kõik miniatuurne mööbel, täpselt nii. Miniatuurne mööbel. Vaata seda, miniatuurne pliit, millel on isegi kõik potid ja pannid peal. Vau, see on uskumatu. Ja seal on veel üks maal inimestest, kes töötavad viinamarjadega. Crayola. Silas on... See on üks neist, see on. Ma ei tea, kas ma saan öelda, et see on parim, aga see on maha jäetud. Jah. Jaa, kindlasti. Ja tagasi koridori. Kas siin oli veel üks tuba, mida peame näitama? Ei. See on kinni. Oh, see on kinni, jah. See on kinni. Oh, see siin, jah. Ei, me oleme juba siin käinud. Jah, me oleme siin juba käinud. Kõik ära vaadanud sellele poolele. Okei, lähme siis sinna poole. Okei, vaatame nüüd selle poolt. Siin seinal on paar illustratsiooni. See paistab olevat lukus. Mõned uksed on suletud. Aga kuna see on Prantsuse mõis, saame lihtsalt ringi minna. Teiste kaudu. Tood. Jah, kõik toad on omavahel ühendatud, nii et saad neid seespoolt lukustada privaatsuse tagamiseks. Ja. Ma põrkan selle keskmise ukse vastu. Siin on meil klaasuks, mis viib edasi ja illustratsioonid jälle igal pool kõikjal. Oh, vau. Notre Dame. See on illus. Jah. Mul on nii kahju, et need illustratsioonid on lihtsalt siin. Siin see on. Oh, vaata seda. Mida sa nägid? Beatrice. See on kas Prantsusmaa kuninganna või printsess. Oh, see on selle kaart. Prantsuse kaart. Nad joonistasid üsna põhjalikult, see näeb välja. Nagu käsitsi tehtud. Jah. Wow. Aknatükid on siin üleval, see kukub lahti, nagu näed. Jah, loss vajab restaureerimist. Ma loodan tõesti, et keegi ostab selle lossi ja teeb hotelli koos pargiga. See on tohutu. See oleks nii. Ilus. Hotell. Kindlasti. Ma arvan, et see on kujutis suurest kanjonist, kui ma ei eksi. Meil oli raha, nii et nad reisisid ilmselt palju. Oh, see raam siin. Täiesti lagunemas. Aga sellel on väga ilus kujutis. Wow, see kõik lihtsalt laguneb. Tänni. Vaata. Äte. Selles lossi osas pead sa olema natuke ettevaatlik. Hea. Pidi koos kraanikausiga on siin pool. Ja siin on. Trepid. Ma pean sellele tähelepanu pöörama. Pideel on trepid. No mõtle. Kõik on läbi mõeldud. Vaata seda tuba. See on veel üks imeline magamistuba siin kohas ja see on kindlasti üks suurimaid magamistube. Nagu näha, on see väga pikk magamistuba. Väga ilus. Vau, siin sees on tõesti ainulaadseid mööbliesemeid. Alustame sellest toolist siin. Imeline polsterdatud tool. Jällegi sobib kõik oma vahel, nagu kõik asjad siin kohas. Tegelikult see ei sobi kokku. Kui sa vaatad seda, siis sellel on triibud. Jah. Ja sellel ei ole triipe. Aga see on siiski sama värvi. Sama värv. Aga tegelikult... Sobib kokku. Kui see oleks vastu seina... See joon läheb sõna otseses mõttes edasi. Jah, sõna otseses mõttes. Kui see oleks vastu seina, sa ei saaks isegi... Jah. See on nagu... Kui ma lähen lähedale, siis sa ei saa arugi, et seal on tool. See on nagu kamuflaaž. Sõna otseses mõttes. Imelised kardinad siin. Kogu tuba on kaetud sama kangaga. Terve tuba. Ma võiksin siin terve päeva seista ja seda vaadata. Kas sa oled seda šeslongi siin näinud? Ma ei teagi, kas see on üldse šeslong, sest tavaliselt šeslongil seda osa siin ei ole.
seda peetakse samuti šeslongiks. ma arvan. sellel on lihtsalt otsatükk. see on nii ilus, see on väga ainulaadne mööblise, mida just tihti ei kohta. jaa. olen seda veel kord ühes teises kohas näinud. jah, ja jälle, see sobib selle seinale. jah. aga see on nii ilus. ja see ongi lihtsalt löögastamiseks üks tükk. mööblise lihtsalt. kuhu pikali heita. Pikali heita ja löögastada. selles toas on siiski 2 väga lihtsat voodit. Nende kohta pole eriti midagi rääkida. paistab, et neil olid, ma näitan ruttu, paistab, et neil olid väga ilusad. Oh issand, see ongi see, mis teeb need voodid eriliseks. paistab, et neil olid väga ilusad linad. jah. aga need on lihtsalt kadunud. Need on sõna otseses mõttes täiesti kadunud. Isegi peatüged on. Neil illustratsioonid. Neil, nagu näha. puidutöö ei ole nagu väga keeruline, aga voodi ise, see ongi see, mis teeb selle. voodi eriliseks. Uskumatu. Vau. Ja siis ka omamoodi kirjutuslaud siin nurgas, mille ees seisab tool. Siiski, nagu näha, on siin paar kirja maha jäetud. Väga huvitav. Ma armastan seda lauda. Nii ilus. Kardinaad ripuvad. Van Woody Laud. Uskumatu. Klaaskübu. Tõenäoliselt pühaku või millegi sellise jaoks või kuju jaoks, mis kunagi selle all oli. Isegi peidetud uks seal nurgas, nagu näete. Tõenäoliselt veel üks panipaik. Jah. See on nii ilus. See magamistuba. Vaatame, mis meil siin on. See on lihtsalt veel üks ruum ja uksed ning kõik asjad igal pool. Little dresser. Siin kapis. Ja. Lähme. Siin on ka keertrepp, mis viib selle koha 3. korrusele või siis Euroopa mõistes 2. korrusele. Ja see teine korrus on tõenäoliselt koht, kus selle lossi teenijad ja töölised kunagi elasid. Vaata seda väikest silda seal üleval, Danny, see on nii lahe. Vau, okei. Vaip, mis katab treppi. Väga kulunud. Jah. Väga kulunud. 10 inimesed on selle aja jooksul siit üles kõndinud. Oh ja, sa näed kindlasti, et see on täiesti teine osa lossist. See osa ei ole kuidagi ainulaadselt kujundatud. See on kohutavas seisus. Ja väga lagunenud. Siin on näha, et lossil on selged lagunemise ja vananemise märgid ning see vajab restaureerimist. Vau, mis meil siin üleval on? Oh, koht, kus nad riideid riputasid. Jah. Silong. Koht. Küüvatusnöör. Yeah. Lihtsalt tahan näha. Võib-olla mõne neist teenijatest magamistuba. Mis see on? Kas siin üleval on mingi panipaik? Oh, vaata seda tuba, Danny. Oh, põrand. Siin on vedelik. Siin on hulganisti vedelikuga viale ning erinevaid aineid. Väga huvitav. Mulle meeldib näha kõiki neid vanu pudeleid, ma ütleksin. Siil on kirjas ohtlik, eks? Jah, sellel on isegi peale kirjutatud mürk. Oh. Hima. Vau. Siin üleval on nii teissugune olla võrreldes all oleva lossiga. Tahad selle sulgeda? Jah. Jah, ma saan seda teha. Ma pean. Okay. Ladustamisruumid. Oh, vau, vaata. Seda. Kõik kardinatega seotud.
jah, kui midagi katki läks, siis ma arvan, et kui midagi katki läks, nad said selle parandada. kõik. Seespool, isegi tapeedid siin. jah, igast tapeedist oli ilmselt tagavara. Siin üleval. Wow. Seal see kõik hoiti. See on uskumatu. mulle meeldib seda näha, mulle meeldib see. kõik kardinad, riidepuud ja kõik muu on siia jäänud. issand, Täni. Las on. Siia kogu varises. Tõesti vajab abi. See on kurb. Olgu, me käisime just kogu selle ülemise korruse läbi. Siin pole eriti midagi huvitavat. Mõned toad on veidi ohtlikud. jah, tahtsin lihtsalt näidata paari maali hobuste võiduajamistest ja kõigest. Pildid hobuste võiduajamistest. 1906. Wow. See on vana. ja see siin on ka nii ilus. Tänni, vaata seda. See on imeline loss. See on ilmselt üks nende valdusi, kas pole? jah, neil oli mitu, nii et kui neil oli see, siis kindlasti oli neil veel selliseid. See on ka väga uhke. vaata seda. Väike ooper. Kindlasti. hea. Tõesti. ma arvan, et on aeg minna välja ja näidata lossi välisilmet. Lõpuks lähme. me just jõudsime välja ja päike juba paistab. me olime seal sees 4 tundi ja nüüd tervitab meid selle lossi kaunis fassaad. Wow. Siia on Rõdu ja see veranda, millest me rääkisime. täpselt, Tänni. See avaneb nende põldudele. nii et tol ajal öeldi, et lossist nägi ainult lainetavaid maastikke ja see on tõsi. jah, täna on natuke udune, aga kõik on ikkagi nii ilus. Vau, vaata ainult seda ilu. Ma tahaks korraks siin üles minna, Tänni, ja näidata neid vappe, mis neil siin üleval on. Need on tõenäoliselt perekonna vapid, mis on siia sisse töödeldud. Tõenäoliselt. Näete, et need on ka ühendatud vapid, seega erinevatest perekondadest. Vau! See on imeline. See on nii uhke, see on nii suur, see on nii tähtis. Ma ei tea, mida veel öelda. Ja siin näeme lossi külge ning saad tõesti aimu, kui suur see ehitis tegelikult on. Mind lihtsalt paelub siin seismine. See on... Uskumatult suur. jah, see on... Uskumatult suur. Siin all näete lossi algseid vundamente aastast 1146 ja kõik on sellest ajast peale ülis ehitatud. Kuldne liivakivi. Ja kui ma ei eksi, siis see osa siin on kabel, aga see on täiesti suletud. jah, me ei saanud sinna ligi. Mis on tõesti kurb. Aga me saime siiski seda uskumatut kohta näha. Sest meil on nii vedanud, Tänni, et me saime selle jäädvustada. Arvan, et olen õnnelik mees. Ma tunnen, et olen õnnelik mees. Me oleme kuradi õnnekotid, ma ütlen sulle, vähesed inimesed on seda oma elu jooksul näinud. Ja sul on vedanud, et sa seda videot vaatad, nii et kindlasti telli see kanal. jah, sest veel on palju tulemas. See on palju rohkem. See on, sõbrad, need on meie videod. Mul pole isegi sõnu. See loss teeb mind sõnatuks. Tol ajal oli ka plaan muuta kogu lossi ümbritseb maa parkideks, kuid kahjuks see plaan ei teostunud kunagi. Ja nagu näha, on lossi ümbrus veidi ilmetu. Aga siiski väga kena. Siin on sissepääs, selle koha pea sissepääs. Väga muljetavaldav. Ma ütleksin... Mulle tõesti väga meeldib see. See on äärmiselt suur.
ma olen nii elevil, et saime seda uskumatut kohta jäädvustada ja et see jääb meie kanalile igaveseks. Täiesti uskumatu, et see unistus täitus. see on tõesti unistuse täitumine. On küll, ma olen seda 4 korda proovinud, kõik. Kui tahate teada, siis kindlasti vaadake üle Mees. Kaamera taga härra Tänni link on kirjelduses. Kui sulle see video meeldib, pane like, telli kanal või kirjuta alla mõni kena kommentaar. Jaga ka seda videot ja levita sõna. Kirjelduses on ka mõned lingid, mille kaudu saad seda kanalit toetada ja aidata meil neid kohti dokumenteerida. Sellega on kõik öeldud, armastan teid väga ja näeme järgmisel nädalal uues põnevas episoodis.